hommikust, mul on silmapadjad. Ma ärkasin täna juba mingi 5 ja mul on täna tegelikult vaba päev selles mõttes. Ma ei plaani tööd teha ja laupäevad on minu vabad päevad. Ma pean treenerile saatma poseerimisvideo. Täna kaaluga ei olnud mul nii positiivne üllatus, aga mis seal ikka, vist olen ikkagi langevas trendis, nii mitte ei ole hullu. Ja teen poseerimise ära, siis teen osaliselt samme ja siis ma saan hommikust. Ja ma täna filmin ka siis väikse YouTube'i. Vaatame, mis teemal ma räägin, ma pole midagi ette valmistanud. Lihtsalt räägin mõtteid sellest, mis peast tuleb. Ja okei. Nii, sammud hakkasid pihta. Samal ajal siis proovin midagi teha ka kasulikku, siis paistab. Kuigi ma lubasin endale, et ma täna tegelikult tööd ei tee, aga mul on muid asju vaja teha. Kas sees on ka midagi või? Oh my god, see on vaarikad ja vahukoor ja mingi kreem. Midagi uut ei ole. Riisimäna puder, all on vaarikad, tume šokolaad, munakollane, mis seal sees veits küpseb ja omlett. Ma lähen nüüd sööma, siis mingi aeg räägin edasi. Nii ilus ilm on, külm, aga ilus, vaadake. Nii talvine. Selline ilm jõulude ajal oleks palju ilusam olnud. Ütlen praegu nagu tahaks juba kevadet või suve, ma ei ole üldse tegelikult talve inimene. Kuigi ma ütlen ausalt, on ilus, aga nope, külm pole minu jaoks. Aga täna ma hommikul juba jõudsin postitada, et 7 nädalat ja 5 päeva olen dieedil olnud, aga muutusi pole veel kavas tehtud. Ja täna hommikul saingi oma esimesed muudatused, sest tegelikult ongi 10 nädalat ainult aega ja on aeg veits hoogu juurde anda. Midagi hullu ei ole, hästi natukene mingi 50 kalorit vähem toitu ja 15 minutit kardiot juurde peale trenni 4 korda nädalas. Nii et tegelikult nädala lõikes tund aega kardiot juurde treppi teen, siis pole üldse midagi hullu. Ja tegelikult isegi ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud ära oodata, millal see muudatus tuleb, sellepärast, et juba tekkis mingi rutiin ja sa jääd kuidagi mingisse mugavustsooni. Ja nüüd ma tunnen, et ma saan sellest mugavustsoonist välja, et see paneb kuidagi rohkem veel pingutama, et ma ei oska seletada, mina võtan seda niimoodi, et nagu jess, et ma saan nagu veel rohkem pingutada, ma saan oma vormile veel lähemale ja ma ei tea, ma leian võimalused kõik need asjad ära teha ja pole üldse probleemi. Lähen kas või 15 minutit varem trenni, kui vaja. Ja jah, et ma olen selles väga excited ja ma tunnen, et kohe kuidagi uus hingamine on ja uus motivatsioon, et see muudatus tuli täpselt nagu õigel ajal. Treener täna saatis mulle ka hommikul selle võrdluse. Ma panen siia ekraanile ka, ehk siis täpselt 3 aastat tagasi, et kuidas ma olen siis oma poseerimist natuke paremaks saanud ja seda kehakoostist ja kuigi kaalunumbrid on põhimõtteliselt samad, aga on näha, et hetkel ikkagi see keha nagu on väga palju erinev ka ning üldse selline hoiak. Ja muidugi 3 aastaga võiks alati olla parem areng, saab ka olla kehvem areng, et inimesed ongi individuaalsed ja ma tean, et ma saaksin väga palju paremini ja ma ei olegi seda sporti ju teinud selle eesmärgiga, et saada olümpiale või saada pro-kaarti või midagi, et ma teen seda nagu enda challenge'i jaoks ja lihtsalt esindada seda sporti, esindada tervislikku eluviisi, esindada fitnessi ja ma arvan, et mul on see välja tulnud piisavalt hästi, aga tore on näha ikkagi seda arengut ja minu jaoks on see väga hea, see annab mulle kindlasti enesekindlust ja sellist julgust juurde ja ongi, et nendel halbadel päevadel, kui ei tunne ennast hästi, siis ongi võib-olla hea vaadata selliseid pilte, et näha, kuhu jõudnud oled. Ja
see on ikka peas on selline asi, et peaks parem olema, aga tegelikult ei ole vaja. Ma olen täpselt seal kohas, kus ma tahan ja minu jaoks on see piisav. Ma ei pea ennast kellegi teisega võrdlema, sest inimeste eesmärgid, elud on erinevad ja mina olen selline ja ma olen ennast ületanud nagu 1,000,000 korda juba. Ma olen teinud seda, mida ma arvasin, et ma mitte kunagi ei suuda teha. Ma olen saavutanud oma unistuste vormi, ma olen saavutanud oma unistuste mindseti seoses toitumise, trenniga, selle järjepidevuse, stabiilsuse, ma nii naudin seda ja ma ei jõua ära oodata, millal ma olen mingi 60 või 70 ja ma olen nagu selline fit granny, et ma ei tea, kas ma granny olen sel ajal, aga lihtsalt see, et ma tean, kui palju ma panustan oma tervisesse ja tulevikku, see annab mulle nii palju motivatsiooni juurde ja ma teen kõik selleks, et hoida ennast nooruslikuna, tervena ja ma naudin elu ja see on minu jaoks nagu kõige olulisem ja sellised toredad meeldetuletused, et kust ma olen olnud, alguspunkt, kuhu ma olen jõudnud. See on väga motiveeriv minu jaoks. Hakkame jutustama. Tegelikult ma mõtlesin, et ma räägin täna sellest, kuidas mina oma mindseti olen treeninud ja mis on üldse minu kogemus, et see võib-olla ei olegi selline video, et ma nüüd tohutult loen mingit punkte ette, kuidas sind motiveerida või kuidas sina peaksid midagi tegema. Mina ei saa sulle seda öelda, kuidas sina pead midagi tegema, et sa pead ise leidma endal selle kliki, nagu mul käis kunagi lihtsalt peas klikk ära, aga mitte ainult klikk, et ma ikkagi pidin endaga vaeva ka nägema. Alati, kui ma tahan midagi teha, siis ta muutub aktiivseks. Ja kui ma tahan teda kaissu võtta, siis tema magab ja on kuskil peidus. Tüüpiline. Ma tahan lihtsalt jagada oma kogemust, kuidas ma olen oma järjepidevust aastatega treeninud selleks, et saavutada see, mis ma tahtsin saavutada näiteks 10-15 aastat tagasi. Öeldakse, et inimesed ei saa muutuda, et nad on, kes nad on ja see on nagu kaasa sündinud, aga mingeid asju saab kindlasti arendada. Mingeid asju ma endasse ei saa muuta. Näiteks seda, et ma olen introvert. Ma tunnen, et ma jään nagu, mida vanemaks ma saan, seda rohkem introverdiks ma muutun, aga see ei ole halb asi. Ma varem võib-olla natukene põdesin seda, aga nüüd ma saan aru, et ma ei peagi olema ekstravert. Introverdid on ka ägedad. Ja oma töös ma tegelikult ei ole seda, et lihtsalt see introvertsus võib-olla kunagi minu jaoks tähendaski seda, et ma arvasin, et ma ei saavuta midagi, et ma ei jõua mingite kuskile. Ma isegi mõtlesin, et kas ma üldse jõuan kunagi sellise tööni, et ma nagu suudan inimestega suhelda või kui ma hakkasin unistama rühmatreeneri tööst, ma tahtsin mingi aeg hullult rühmatrenne anda, käisin aeroobikatreeneri koolitusel ja andsingi rühmatrenne ka, siis ma mõtlesin, et kuidas ma julgen sinna inimeste ette minna ja esineda ja üldse selline esinemine asi oli minu jaoks kogu aeg nii out, ma olin mega häbelik ja ma hakkan tegelikult mõtlema, et see oli sellepärast, et ma olin ebakindel ja ma pidingi midagi tegema selleks, et tunda ennast paremini ja ega ma ei olnud rahul oma välimusega ja ma tahtsin lihtsalt, ma ei teadnudki võib-olla sel hetkel, mida ma täpselt tahan, aga mul oli mõte ja ma sain aru, et ma pean muutuma, aga see võttis väga kaua aega, sest peas oli vaja asjad korda saada, et tegelikult meie peas on kõik kinni. Me saame ju tegelikult kõike teha, 2 kätt, 2 jalga on olemas, maailm on vaba, me saame kõike teha, mis me tahame, keegi keela meid, aga mis meid hoiab tagasi on meie enda uskumused või meie enda mõtted, meie enda kohta. Ja kui sul on sellised mõtted, et mina ei saa hakkama, mina ei jõua kuhugi, mina ei suuda, siis usu mind, sa ei saagi hakkama, sa ei jõuagi ja sa ei suudagi. Peabki oma peas mingid asjad lihtsalt ümber mõtlema. Aga mis mind siis päriselt muutis? Ma olen terve elu pigem olnud selline edasipüüdlik inimene, et tahtnud kuhugi jõuda tööalaselt, koolis, füüsilise vormi osas ja ma olen tahtnud alati olla
natuke rohkem kui average, ehk siis natukene keskmisest üle, mingis osas vähemalt. Ja ma olin selles suhtes alati, tundsin maailma vastu huvi, siiamaani tunnen ja lihtsalt olin uudishimulik ja ma arvan, et see ka väga palju on aidanud, kui sa avardad oma silmaringi ja kui sa ikkagi püüdled kogu aeg edasi, ei jää ühe koha peale toppama, siis see tuleb kasuks. Kui ma hakkan nüüd rääkima sellest füüsilise vormi poolest, et minu töö ja minu sisuloome kõik ju ikkagi lõpuks on seotud sellega, keha kompositsiooni muutmisega. Ma mingi aeg tundsin, et mul on vaja jõudu juurde, mul on vaja muuta oma keha, et ma saaks muuta oma vaimu ja et ma saaks tugevamaks ja enesekindlamaks. Üks asi viiski teiseni ja ma olin tegelikult juba teismelisena unistasin sellest, et oleks ilusam vorm ja mitte ainult võib-olla ilusam vorm, aga ka lihtsalt selline parem üldine füüsiline hoiak. No, kui mina olin noor, siis nii palju sellest kõigest ei räägitud ja oligi pigem sellised kiirdieedid, kiired lahendused ja fitness sellisel kujul nagu praegu, siis mina nagu sellest väga midagi ei teadnud. Kui külas need inimesed, naised tahtsid kaalust alla võtta, siis tehti mingit kapsadieeti nädal aega, siis oldi õnnelikud, et oi, kuidas kaal langeb, nii hästi toimib. Siis löödi käega, siis võeti jälle kaalust juurde, kui mingi jootamine käis ja põhimõtteliselt ma nägin sellist asja kogu aeg pealt. Mul ema oli ka selline, et peale 6 enam ei söö, et jumal hästi toimib, et peale 6 enam ei söö. No muidugi toimib, kui sa peale 6 enam ei söö seda vahukoore kuklit. Et sellised asjad ja siis ei saagi nagu kuidagi teistmoodi ju. Siis kasvasin külas selle mentaliteediga, et kiired lahendused korraks mõjuvad ja pärast siis kõik tuleb tagasi, aga eks ma siis jälle üritan ja sellised asjad. See keha kompositsiooni muutmine, minu arust see ei ole ainult see, et paned liiga palju rõhku oma välimusele ja välimus ei ole kõige olulisem ja ma ütlen ausalt, välimus, füüsiline välimus on väga oluline. Inimesed tegelikult austavad seda, kui keegi näeb vaeva ja distsiplineerib end, et olla piisavalt heas vormis, et olla tugevam ja teha trenni regulaarselt, toituda tervislikult. Tegelikult inimesed väga austavad seda, kui keegi on heas vormis. Ja kujutage ette nüüd, kui mina kaaluks 100 kilo ja räägiks teile, et te peate kaalust alla võtma või elage tervislikult või toituge nii ja tehke trenni ja ma ise absoluutselt ei peegelda seda näiteks. Ja füüsiline vorm ja selline esteetiline ilus välimus, kui sa hoolitsed enda eest, see on enda eest hoolitsemine, tegelikult annab su enda elu kvaliteedile väga palju juurde. Kui sa lased ennast käest, siis tegelikult sa ei ole endaga rahul. Mina olen ka selline, et mina väga ei usu seda body positive juttu selle koha pealt, kus sa oled ekstreemselt ülekaalus, sa toitud äärmiselt ebatervislikult ja siis sa ütled, et see on body positive. See pole absoluutselt mitte midagi keha positiivsusega seotud, see on su keha enda tapmine ja naudin elu, teen seda, okei, aga tegelikult sa ei ole terve ja tegelikult sa ei ole õnnelik. Ja teine asi on see, et kõik ei pea olema six-pack väljas või fitness vormis, absoluutselt mitte. Ega mina ka ju aastaringselt ei ole lava vormis. Ma hoian ennast teatud vormis, mis mulle endale meeldib, aga see ei tähenda, et kõige õigem on olla kogu aeg mingi superfit. Absoluutselt mitte. Ma arvan, ma teen need oma viimased võistlused ära ja ma olen täiesti tavalises normaalses vormis mingi hetk, aga lihtsalt võib-olla keskmisest natukene paremas vormis, mida ma olen alati tahtnud. Räägingi seda, et kuidas ma alustasin või mul oligi see, et käis klikk peas ära, sellepärast et üks tuttav ütles mulle, et Mailis põhimõtteliselt, et sa oled 5 aastat nagu üritanud vormi saada ja vingud selle üle, et sa ei saa, aga mida sa selleks teinud oled? Ma olen seda juttu vist varem ka rääkinud, siis mul oligi raske, ma ei olegi tegelikult midagi suurt teinud. Ma olin küll midagi teinud, aga ma tegin lihtsalt kõike nii valesti ja üks minu suur viga, mis ma tegin, oli see, et vaatasin siis neid fitness tšikka seal ajakirjas ja siis
seal oli ka see, et oli juurde kirjutatud siis kava, mida nad teevad. Nad olid siis välja toonud oma treeningplaani, näiteks mingi toitumiskava, et mida siis nemad järgivad. Ja mina ei olnud nendega üldse samal pulgal, ma ei olnud nendega samal tasemel, ma ei olnud nii treenitud nagu nemad, mul ei olnud üldse sellist põhja ega mitte midagi, aga mina arvasin, et mina pean ka tegema täpselt nii nagu nemad. Kopeerisin siis need kavad niimoodi, et üritasin teha neid samu trenne ja see oli täiesti katastroof. Pidasin võib-olla paar nädalat vastu, siis mul kadus motivatsioon ära, sest ma ei olnud varem käinud 5 korda nädalas trennis ja see oli minu jaoks ilmselt liiga palju ja ei olnud realistlik. Seega ma põlesin läbi sellest ja siis lõin jälle käega ja siis jälle mökutasin niisama. Ja mis oligi viga oligi see, et ma seadsin endale sellised suured ootused ja tahtsin kõik kohe kiiresti. See oli see mindseti suur viga, et kõike kohe kiiresti. Ja tegelikult need tulemused, mida ma tahtsin, need tulevad elustiili muutusega ja tulevad samm-sammult, järk-järgult, mitte nii, et üleöö. Ja ei tule ka 2 nädalaga, ega tule ka 2 kuuga ja tegelikult ei tulnud ka 2 aastaga. See, kuhu ma praegu olen jõudnud, see on võtnud ikkagi aastaid aega. Alati natuke paremaks, kui ma juba järjepidevam olin, aga jah, et see ei ole nagu nii, et sa saad nagu suuri tulemusi, et ma saan 2 nädalaga samasse vormi nagu fitness-võistlejad või. See on täiesti võimatu. Ja ühel hetkel ma saingi aru, et ma pean hakkama järjepidevust ja kannatlikkust õppima. Lihtsalt ma pean õppima seda. Ja sealt algaski minu selline suur mindseti muutus. Ja kuidas ma siis alustasin? Ma alustasingi nii, et ma mõtlesin, et ma hakkan kuskilt pihta. Näiteks panin endale sellise eesmärgi, et ma hakkan 3 korda nädalas jõusaalis käima. Mingid samme ma endale ei pannud, sammudest ma ei teadnud midagi, seda peale üldse mõelnudki. Ja ma tegin esialgus endaga selle plaani, et jõua 3 korda nädalas jõusaali ja siis vaatame. Et alusta kuskilt. Selline konkreetne. Toitumise paika saamine võttis ka aega, et mul on alati tervislik toit maitsenud, mul ei ole midagi nagu olnud selles osas, aga lihtsalt ma ei teadnud seda õiget tasakaalu, koguseid, rutiini, võib-olla seda regulaarsust. Et pigem oligi see, et ma arvasin, et mida vähem süüa, seda paremas vormi ma saan, seda kiiremini ma saan oma ihaldatud vormi. See oli nagu jälle üks suur viga. Ja ma pusisin, tegin vigu, kogesin kaalutõuse, võib-olla liiga kiireid kaalulangusi, jootasin siin ja sinna, vahepeal lõin käega, siis jälle tõusin püsti ja läksin edasi. Mingi hetk siis hakkasin seda protsessi nagu nautima ja teadlikumalt tegema. Sest ma ei andnud täielikult ikkagi alla, sest mul oli kogu aeg kuklas see eesmärk, et ma tahan, ma juba olen alustanud ja ma ei jäta pooleli. Nii ma läksin edasi ja võib-olla kõige suurem muutus tuli siis, kui ma 5 aastat tagasi, oli vist 4-5 aastat tagasi umbes, võtsin endale siis treeneri. Ma olin ka sel ajal ise juba ju treeneritööd tegemas ja kõik teadmised ja asjad olid kõik olemas, aga lihtsalt ennast ei näe kõrvalt. Ja maailma tippsportlastel on ju treenerid, et lihtsalt kui keegi näeb sind kõrvalt, oskab paremini nõu anda, ta toob seda maa peale tagasi ja ta näeb asju, mida sa ise ei näe ja ise ollakse alati enda suhtes nii kriitilised. Ja siis ongi vaja, et keegi toob maa peale tagasi. Treeneri võtmine tõi kaasa selle, et ma võtsin endale vastutuse, mida ma võib-olla mingi hetk vältisin. Ja vastutuse ise enda eest, mida ma tahan ja mida ma selleks tegema pean. Ehk siis ma teadsin, mida ma tahan ja tegelikult ma teadsin, mida ma selleks tegema pean. Ja treener oli siis see, kes aitas mul seda vastutust hoida, andis mulle juhiseid, vaatas kõrvalt, parandas vigu, aga tegelikult selle kõige suurema töö ma pidin ikkagi ise ära tegema. Teile ka võib-olla mõtteks, et te võite tellida kavasid, teha programme, tellida neid maailma kõige populaarsemate treeneritelt, aga need programmid toimivad ainult siis, kui sa ise panustad nendesse, kui sa ise võtad selle vastutuse. Programm ja mingi kava ju imeväel ei pane sul kaalu langema või sinu lihased kasvama, et ikkagi ise teed seda. Kui ma lasin ka lahti sellest mõttest, et just see välimuse osa võib olla, et ma mõtlesin ka selle peale, et ma hakkasin mõtlema nagu ette tuleviku peale, mis see mulle annab, kui ma treenin ennast tugevamaks. Ja kogu see kompott kokku andis mulle sellise tohutu poweri ja enesekindluse, et ma hakkasin oma ettevõtet tegema.
ma hakkasin ennast rohkem harima. Ma teen praegu oma 3. kõrgharidust. Ma olen võrdlemisi edukas oma alal, Eestis juba ikkagi mingil määral nime teinud, kuigi muidugi ma tahaks rohkem ja eks ma vaikselt arenen ja teen ka. Ja see on täielikult muutnud mu elu. Trennis käimine, see distsipliini loomine, enda kehale tervisliku toidu pakkumine andis mulle nii palju nagu jõudu, enesekindlust juurde, et mul hakkas igas eluvaldkonnas nii hästi minema. Sain endale unistuste mehe, ma ei tea, lihtsalt nagu kõik muutus. Mingi hetk oli küll kunagi tunne, et ei teagi, mis must saab või kuhu ma jõuan. Ma olin tõsiselt häbelik inimene, hästi selline... Ma ei oleks kunagi ette kujutanud, et ma võiks olla fitnessvõistleja või et ma võiks olla ettevõtja või kõik see, mis mul on praegu. Õpetas kannatlikkust, tööetikat ja tänu sellele ma olengi väga palju jõudnud teha ka. Ja see oli ainult minu märkamine, et ma kuulen erinevaid podcast'e ja väga paljud inimesed räägivad seda, et ikkagi see füüsiline vorm aitab kaasa. Jah, paljudel on nii, et ta on nii obsessed oma mingist välimusest ja mis siis on? Ma tänu sellele, et ma olen olnud obsessed oma välimusest, tänu sellele ma olen jõudnud sinna, kus ma olen. Et ma tõesti, see on mind väga palju aidanud. Ja muidugi on ekstreemsused, igas asjas on ekstreemsused, aga mina ei ole see, kes lihtsalt laseb ennast käest ja laseb endal hääbuda kuskile. Mitte enam. Võib-olla varem ma oleks võinud selline olla, aga mina ei hääbu kuskile. Trenn, toitumine, see on minu elustiil, mis hoiab mind üleval. Muidugi suhe toiduga. Mitte, et mul oleks olnud kunagi halba suhet toiduga, õnneks mul ei ole toitumishäirete tausta. Eks mul on võib-olla mingid muud kiiksud. Aga lihtsalt see, et ma olin kunagi nii õnnetu ja hädas sellega, et ma ei suutnud seda kaalu hoida stabiilselt või oma vormi, et mingid hambad ristis pingutasin mingit sellist ekstreemsemat dieeti, siis võtsin kaalust alla, tundsin ennast paremini, siis tuli mingi reis või tuli mingid sünnipäevad või mingi motivatsiooni langus või lõin käega, kaal tuli tagasi, tuli võib-olla vahepeal isegi rohkem. Siis mul oli kogu aeg selline tunne, et ma ei saagi midagi süüa, et kogu aeg kaal tõuseb, et kas ma peangi eluaeg nagu tegema mingid ekstreemsed, mingid kapsdieete või ma ei tea, mis imelikke dieete. Ja nüüd on see, et mu maitsemeeled, mu valikud ja oskus aastaringselt hoida vormi, see kõik on nagu tulnud ja see on täielik vabaduse tunne. See on täielik vabaduse tunne, ma saan kõike süüa reaalselt. Aga see, et ma ütlen, et ma saan kõike süüa, siis keegi mõtleb, et ta saab iga päev kooki ja pitsat süüa, aga ma ei tahagi iga päev kooki ja pitsat süüa. Miks ma peaks tahtma iga päev süüa? Minu vabadus ongi see, et ma saan kõike süüa, aga enamus, mis ma süüa tahan, ongi ikkagi tervislik ja see, mis pakub mu kehale nagu head. Kõik, kes mind teavad, et ma söön ju, ma ei tea, magusat ja ma joon vahepeal natuke alkoholi, mitte et ma seda propageeriks. Aga mul on kõik tasakaalus ja tänu sellele, et ma olen ennast aktiivsena ja ma ei tee nagu üle neid. Mul ei ole see, et ma söön nüüd laupäeval šokolaadi, siis ma nüüd söön terve järgmine nädal seda šokolaadi, et ma ei taha niimoodi. Ja see tasakaalu saavutamine võttis aega, aga see on kuhjaga ära tasunud. See on selline vabadus, kui sa nagu saad kõike süüa normaalselt, ilma et sul kaal tõuseks ja sa püsid aastaringselt heas vormis. Ma prioritiseerin sellist head tervist. Ma tahan ennast hoida nooruslikuna ja kõik need toiduvalikud, mis me teeme, need mõjutavad seda, kuidas me välja näeme, kuidas meie nahk on, kuidas me oleme, kuidas on meie energiatase. Ja ma kogu aeg mõtlen, mu keha ei ole fucking prügikast. Miks ma peaks sinna kogu aeg mingit kräppi toppima? Miks ma peaks seda tegema? Sest see ei ole ju hea tunne. See ei ole hea tunne ju. Ja hea tunne on ikkagi saada seda energiat heast toidust. Jah, vahepeal on mul ka isud, ma ei ole ideaalne. Vahepeal on mul ka isud, aga lihtsalt on see, et ma ei topi oma kehasse seda junk isegi siis, kui mul see isu on. Nagu oleneb olukorrast, et kui mul ongi mõnikord selline isu, et tahakski mingi terve pitsa ära süüa ja purgi, ma ei tea, jäätist või mis iganes, siis ma tean ju realistlikult, mis tunne mul pärast seda oleks. Ilmselt ma ei suudakski. Ma sööks võib-olla paar pitsa viilu ja pool topsi jäätist ja mul oleks kõht nii täis juba.
ja igal isul ei pea järgi andma. Inimestel on nagu see, et mul on isu, ma pean kohe sellele järgi andma, ei pea. Mina olen õppinud seda ka, et mis mind väga palju on aidanud, et isude kontrollimine, see on mindset töö jälle ja see, et on isu, ei tähenda, et sellel peab järgi andma. Mul on väga tihti isu mitte hommikul üles ärgata ja mul on isu vahepeal lihtsalt lennata kuskile, ma ei tea, Dubaisse ja olla nädal aega päevitada kuskil päikese käes on ju, aga ma ei tee seda. Sellepärast, et ma ei saa seda teha, mul on töö, mul on kool, mul on mingid kohustused, et inimestel on kogu aeg isu teha midagi või mitte teha midagi, aga see ei tähenda ju, et sa teed seda või sa jätad midagi tegemata, on ju, et tuleb õppida nagu isusid kontrolli all ka hoidma ja see nõuab tugevust ja ongi. Jah, seal on seotud ka muud asjad, meie närvisüsteem, aga ise peab ka midagi ära tegema, et sa ei saa veeretada kõike ainult selle kaela, et sul on hormoonid, et sul on närvisüsteem, et sul on jah, kõik need asjad ka loevad, aga kuskilt otsast pead sa ise võtma vastutuse ja mingi kontrolli, et sa ei saa lükata igale poole mujale seda, on ju, et mina sain ka mingi hetk sellest aru, sest mul oli täpselt samamoodi, et ma kogu aeg leidsin mingi vabanduse, ma tahtsin kellegi teise või millegi teise kaela lükata selle, miks ma midagi teen, aga tegelikult ma pidin iseendaga tööd tegema. Ma räägin omast kogemusest, ma ei anna siin mingit nõu praegu või ütle, kuidas keegi midagi tegema peab, räägin lihtsalt omast kogemusest, võib-olla kellelegi see annab mingi mõtte. Suurimad vead, mida ma tegin, tahtsin kopeerida teiste kavasid, mis ei olnud minule jõukohased, otsisin kiireid lahendusi, mis ei toonud püsivaid tulemusi, pidev katsetamine, mingite eri asjade katsetamine ja siis pidev alla andmine, sest kohe tulemust ei tulnud, siis lõin käega ja jätsin pooleli. Üksi liiga kaua püsimine, et tegin valesti võib-olla selle, et ei julgenud kohe abi küsida, aga siis ma pöördusin treeneri poole. Ja motivatsioonipõhine tegutsemine, et nendel päevadel, kui motivatsiooni ei olnud, siis ma ei teinudki midagi ja ma isegi ei teinud 50% sellest, mis ma oleks võinud teha. Nüüd ma olen endaga piisavalt palju tööd teinud, et ma lähen ja teen asjad ära. Ja tegelikult peale seda on alati nii hea olla, sest sa ei saa seda motivatsiooni lihtsalt oodata ja loota, et see nüüd aitab. On päevi, kui ka mina ei tee kõike 100%, ma ütlen kohe ära, ma ei ole ideaalne. Ma vahepeal olen enda peale natuke pahane, et ma võiksin teha paremini, aga ma teadvustan seda ja ma teen alati kas või midagi, kas või 20%, kas või 30%. Väga kriitiline olin ka enda suhtes kogu aeg, et see enesekriitika, kui sa teed ennast maha kogu aeg, siis nii lähebki, on ju, et sa muudad ennast järjest nagu ebakindlamaks sellega, kui sa kogu aeg ennast maha teed. Tegelikult, mis nagu edu tagas, oligi selline lõpuks jõudmine sinna, et ma tegingi endale realistlikud eesmärgid ja alustasingi sellest, et mingid teatud asjad panin paika endale ja hakkasin neid tegema ja siis tasapisi tulid teised asjad juurde. Et head asjad ei juhtu kiiresti ja siis ongi see protsessi nautimine, et sulle peab nagu meeldima ka see, mis sa teed. Ja minule meeldib ja alguses ei meeldinud, aga siis hakkas meeldima, et alati tasub nagu võimalust anda. Ja enda kiitmine, positiivsete asjade märkamine, teed progressipilte, vaatad, kuhu sa jõudnud oled, et ma enne ka vaatasin oma neid vanu pilte ja siis mõtlesin, et ma olen uhke enda üle. Jah, saaks paremini, aga suva see, et ma olen niigi nagu kaugele jõudnud. Võib-olla kui ma oleks mingid asju teinud ideaalsemalt, ma oleks veel kaugemale jõudnud, aga ma olen sellega ka praegu rahul. Ja terve elu on veel ees, ma võin igasugu asju jõuda teha, mis minu puhul toimib hästi. Usaldad ja kuulad oma treenerit ja teed nii, nagu on vaja teha. Ja mitte see, et igal nädal otsid mingit uut süsteemi või uut toitumisplaani või uusi mingeid asju, et sa nagu ikkagi oled nagu võimeline täiskasvanu inimesena tegema midagi rutiinset ka, et see toimib ka üli hästi. Ja siis see mõtteviis ka, mis minul hästi toimis, et ma teen seda ise enda jaoks. Ja mina vastutan 100% selle eest, kui õnnelik ma olen ja mis on tulemus. Et küsimused iseendale, mis teeb mind õnnelikuks ja kuidas ma selleni jõuan. Ja need olid küsimused, mida ma küsisin enda käest kogu aeg nendel päevadel, kui mul oligi motivatsioon maas või kui ma ei tahtnud midagi teha.
ja see aitas mind. Sellised igapäevased praktilised asjad võib-olla, mis mind aitavad, on märkmik, kalender, ma planeerin oma asjad. On minu jaoks sama, mis arstiaeg või tähtis koosolek tööl, ma ei jätta sinna minemata. Kui tõesti ma olen haige või mingid muud asjad, on ju. Aga kui ma panen enda selle aja kirja, pakin trenni asjad kokku, siis juba on palju lihtsam. Une ja puhkuse prioritiseerimine. Kui kunagi oli ikka see, et kippusin öösel ikka mingid, ma ei tea, mingid sarju vaatama ja pinsima, siis mul ei ole näiteks isegi Netflixi praegu. Mille jaoks ma ei tea, ma ei näe sellel mingit põhjust, et varem ma võib-olla und ei prioritiseerinud nii palju. Nüüd ma olen hakanud seda tegema ja kohe tulemused palju paremad. Kõik isud, kõik on nagu kaalulangus, kõik on nagu palju parem. Ma ei oska seletada, see uni on nagu mingi, ma ei tea, magic. Siis eneseanalüüs ka, mida ma võib-olla varem nii palju ei teinud, aga nüüd ma olen aru saanud, et see on väga vajalik ja see väga palju aidanud mind. Et miks ma midagi teen, mis see mulle annab, ega see teeb mind õnnelikuks ja võib-olla nende asjade mitte tegemine, mis mind teevad õnnetuks või mis mulle ei meeldi. Isegi kui pingeline päev on, see ei ole vabandusplaani rikkumiseks või selleks, et ma nüüd midagi ei tee, vaid teinekord trenn, tervislik toit ja kõik mingid asjad, mis sa tahad teha tegelikult, ja teevad selle stressiga toimetuleku palju lihtsamaks. Sulle küll tundub, et maailm variseb kokku, kui sa saad mingi uudise või muidugi oleneb kõik olukorrast, aga või sulle keegi ütleb näiteks halvasti, mul on nüüd halb tuju, ma lähen nüüd söön, ma ei tea, tahvli šokolaadi ära. Mis see sulle tegelikult annab, kas sa teeb sind õnnelikumaks, on ju? Et see pingeline päev on tegelikult see proovikivi, see koht, kus sul on võimalus kasvada ja areneda, tugevamaks saada sellega, et sa ei anna sellele pingele nii palju järgi, vaid sa võtad ise vastutuse ja teed oma asjad ära, mis vaja, isegi kui sul on mega rõve olla. See on puhtalt minu kogemus kõik ja ma ei tea, võib-olla keegi sai siit mingi mõtte.